Eva Lepiku video kuulamine, next, see on mingi 4. video vist. Kuidas aru saada sellest, kas sa oled ärganud? Selle põhjal, kui sa vaatad teist inimest ja ei pea neid teiseks inimeseks, vaid enda teadvuse projektsiooniks. Senimaani mina olen pidanud teist inimest hingeks. Ehk siis see, mis ma näen sinus, on sinu hing. Ja see keha on avatar. Aga ma ei ole vaadanud seda niimoodi, et teine inimene on minu teadvuse projektsioon või ma ei tea, mis ta peab selle teadvuse all silmis, et minu keele sõnastikus on hing ja vaim, kõrgem mina. Teadvus, ma olen vahepeal öelnud teadvus vaimu kohta, aga ma ei ole kindel, kas ta peab silmis teadvust kui vaima. Ühesõnaga ma ütlen siis teadvus. Et teine inimene on minu teadvuse projektsioon. Teadvus jällegi, see ei ole meel, see ei ole nagu hing ka, see on nagu, ma ei tea, mingi miks hingest ja vaimust vist tunde järgi. Aga see, kuidas avalduvad need hinged minu reaalsuses, minu välises reaalsuses, on minu projektsioon tõesti. See on uus mõte, mille peale ma pean veel mõtlema, et kõik, mis avaldub, et ei ole mitte miskit peale minu ja samas on kõik. See on see, mis tegelikult ma nägin, ma ei tea, kas see on see, ühesõnaga ayahuasca ajal 21. aastal ma nägin, et kõik on minu peegel. Et kogu reaalsus nagu mängib minu teatris ja peegeldab mulle midagi. Mind, ennast. Ja siis ma nägin ennast ja kõiki inimesi nagu peegleid ja ma seisin seal üksinda ja ma mõtlesin, see ei ole põnev, et kuidas siis teiste inimestega, kas nad on reaalselt siis minu peeglid lihtsalt. Ja vastus tuli, et iga inimese reaalsus on täpselt samasugune, nagu sina praegu koged, et kõik teised inimesed on tema peeglid. Ja kuidagi me niimoodi mängime kokku siin. Võib-olla see on see. Et see on nagu kõik peegeldus minust endast. Ehk siis minu projektsioon. See on uus mõte, ma pean seda veel mõtlema. Edasi, ärkamine on see, kui sa teed otsuse, et see siin ei ole päris. Sa oled unustanud, et siin unes sa oled valiku tegija. See, et see ei ole päris, seda ma juba tean, mul on isegi tatokas. Aga raha teema ma ei ole suutnud integreerida, mängida sellega, erinevad seisundid. Ma juba suudan seda nagu kontrollida, siis kuigi me ütleme, kontrollist peab lahti laskma, aga siis valima, ohvriseisundist välja minema, valima tänutunde, ma olen õppinud. Jaa. Kuigi ohvrisse ühelt poolt ma nagu väljun, teises mõttes ma nagu olen täiega sees ja fucking ei oska sellest väljuda, aga ok. Ärkamine on see, kui sa teed otsuse, et see siin ei ole päris. Ja see kõik siin ei olegi päris. Kõik on kood, nagu Matrixi filmis. Me elame virtuaalreaalsuses, simulatsioonis. See paljudele kindlasti on vastukarva, aga see ei ole minu asi. Sa oled unustanud, et siin unes sa oled valiku tegija. Valik on see, mis muudab reaalsust. See on ka see, mis ma olen ka teistele rääkinud ja teinud, aga ma ise ei oska fucking seda rahalises mõttes üldse teha, et äkki ma nüüd
ma nüüd väsisin ära, ma tunnen, mu meel väsis ära. Edasi. Sul ei ole vaja hakata reaalsust muutma. Pole vaja et hiljuti oli ka siuke pilt, et olukord ei ole loodud selleks, et sa muudaksid midagi selles või seda olukorda, vaid selleks, et sina muutuksid selle olukorra sees ise. Olukorrad on loodud selleks, et me muutuks nende sees, mitte selleks, et need olukorrad ise muutuks või et meie kuidagi mõjutaks seda olukorda, et nad muutuks. Näiteks mul on praegu auto katki läinud ja see seisab seal ja mul on vaja 1000 eurot ja ma tahaks muuta seda olukorda, seda autot parandada, aga mul ei ole raha. Siis ma pean muutuma kuidagi ise selle olukorra sees, et äkki see raha tuleks või äkki see auto ise parandub ära kuidagi. Äkki nüüd keegi mehaanik kuuleb ja ütleb, et davai, ma teen sulle tasuta ära. 1000 eurot on muidu see auto, see käigukast. Ei tee, ma panen R tagasi, siis see ei sõida tagasi ja seal on ka üks muhta on vist venekeelne detail, mis on paigast ära. Ja on vaja vahetada seda. Okei. Mul ei ole vaja enam üritada uskuda, kui ma olen teinud otsuse, et ma valin, mis on päris. Mul ei ole vaja enam üritada uskuda. Et see on see küsimus selles, et kas ma usun millessegi, kas ma usun, et ma olen miljonär. Ja tema ütleb, et pole enam vaja üritada uskuda. Et kui ma olen teinud otsuse, et mina valin, et mis on päris, milline versioon minust on päris. Siis ei ole vaja uskuda. Ulme. Kui sa hakkad valima, kes sa oled ja mida sa tahad kogeda. Siin ma midagi ei kirjutanud lõpuni vist. Jumal on olek, puhas teadvus. Ütleb Eva. On olek, puhas teadvus. Mina ütleks jällegi, et Jumal on allikas. Meie hing. Olek on olek. Puhas teadvus. Võib-olla see ongi hing tema mõistes või vaim. I don't know. Aga hing on Jumala osa selles mõttes, et see on algallika osa. Sa ei pea uskuma seda, mida su ratsionaalne meel sulle ütleb. Tõesti ei peaks uskuma seda, mida ratsionaalne meel ütleb, aga ma kuulan seda ratsionaalset meelt ikka, et ma ei suuda nagu lahti lasta sellest kuulamisest. Rikas on nii, et sa tunned, kuidas sa hõõgud vabadusest ja sa ei tunne ühtegi pinget seoses rahaga. Oot nüüd, kui mul on välja need tekkinud väljaminekud, siis ma jälle tunnen pinget seoses rahaga. Aga enne, kui mul ei olnud palju väljaminekuid, siis kõik oli justkui hästi, aga selles mõttes, et mu baasvajadused on kaetud, aga rohkemaks kohe, kui rohkem tuleb mingid väljaminekud, siis mul kohe tekib pinge, sest mul seda raha ei ole, on vaja kuskilt saada, on ju. Vot ei oska veel, ei hõõgu vabadusest, ehk siis ma ei ole seesmiselt rikas veel. Jätkub.